Tere tulemast kanalile Wild64. Et ammu ei ole teinud ühtegi mootori videot. Et on olnud siin erinevaid võrriülevaateid ja midagi siukest on, mis varem on kunagi valmis ehitatud, aga jah, et mootoritest ei ole viimasel ajal väga rääkinud. Et ega ei ole ka midagi ehitanud, et see suvi on läinud lihtsalt mööda. Lihtsalt teisi töid tehes, et mootorite jaoks ei ole väga nagu aega olnud, on ju. Aga nüüd on mul siin laua peal üks mootori projekt, nii-öelda, kui seda saab nagu niisuguseks projektiks nimetada, kui siiski on. Et niisugune T6. Aga ütleme, et see mootor ei lähe nüüd nagu, läheb küll, ütleme, et väliselt tuleb see mootor samasugune, nagu ta originaalis on, aga sisu on siin küllaltki põhjalikult muudetud, on. Ja alustakski kohe sellest, et Väntvõlli käik on nüüd tehtud siin põhimõtteliselt 43 peale. Selle jaoks on siis põhimõtteliselt Väntvõll lahti võetud. Edasi on siis rihitud ära välimine, pealmine ja sisemine pind. Niimoodi siis mõlemal Väntvõlli põsel. Edasi on siis Väntvõlli põsed omavahel kokku pandud, et saaks nii-öelda nagu selle telje nagu sirgeks rihtida. Ja kui ütleme, et telg on siis selle Väntvõlli suhtes sirge, siis edasi läheb see asi lihtsalt punktkeevitusega või punktidega siit paarist kohast kinni ja siis omakorda edasi juba treipinki. Treipingist siis lõikab selle Väntvõlli alumise tapi ava üle juba siis vastava siis kauguse peale. Ja ütleme, et see originaal Väntvõll, mis algselt on küllaltki pehme, et seda saaks nagu siis kasutada, on ju. Siis on mul tehtud siin siukene asi, et ma kasutan siuksi terasest hülse, millega ma siis ütleme, et selle Väntvõlli põse nagu hülsin ära, on ju. Ja sellega siis ma saavutan nagu sellele sõrme kohale siia siis või sõrmele nii-öelda siis selle tugeva istu. Et see hüls siia panna, siis tuleb ära siit või tuleb sulgeda siis üks tasakaalustusauk või ava, et siia tuleb siis treida täpne punn ja sisse pressida siukse paraja istuga. Sest et selle ülemise kohaga ongi nendel originaal Väntvõllidel ka probleem, et siin mul ongi üks Väntvõll, mis on nagu lahti võetud ja selle peal on siis väga hea nagu näidata seda asja. Et mis nende Väntvõllidega tegelikult nagu tehasest nagu valesti on. Et valesti ongi, et on see koht siin, et see koht on siin väga õhukene. Ja siis on siin mingid kümnendikud nagu vahet, on ju, ja on siis keevitatud külge siis tasakaalustatud või see lisaraskus, on ju. Ja see koht jääbki nendel Väntvõllidel jääb nagu pehmeks ja kuna see koht on nagu pehme, siis see Väntvõll põhimõtteliselt ei püsi sirge. Et selle Väntvõlli võib nagu sirgeks teha, aga et ta nagu sirgeks ka jääks, on ju, selle jaoks peab olema väga palju õnne või ma ei tea mida, on ju, ühesõnaga. Et reeglina need Väntvõllid ei ole ükski sirged, on ju, ja ütleme, et kuidas see Väntvõll on nagu tehasest on tehtud ka, et ongi, algselt võetakse sellised Väntvõlli põsed, see keps pressitakse siia vahele. Ehk et ongi siukaste kitsaste põskedega Väntvõll sul algatuseks, on ju. See on kokku pressitud nagu juhtub. Ja siis edasine toiming on siukene, et edasi siis lihvitakse sulle Väntvõlli kaelad siia. Ja sellega siis saavutatakse selle Väntvõlli nagu sirgsus, eks ole. Jah, et ütleme, et kokkuvõttes sa saad nagu siukse asja, et selle Väntvõll on küll nagu sirge, aga need põsed kallerdavad siin täiega, panevad 8, eks ole. Ja kaasa arvatud ka see tapiauk, või ava, ütleme, et see ka, ütleme, et jah, et Väntvõll nagu jookseb sirgelt, aga need põsed elavad siin mingisugust oma elu täiesti, on ju.
et jah, et sõita see asi nagu sõidab, aga jah, et midagi head siit nagu küll ei ole, et neid vändvõlle on ka nagu noh, igasuguseid, et mida lõpupoole need, ütleme, et need tootmisaastad lähevad, seda hullemaks asi läheb, et need algupärased olid veel nagu enam-vähem, aga hilisemad vändvõllid, no need ei kannata üldse mitte mingisugust kriitikat. Aga jah, ühesõnaga see selleks on, et siis vändvõll jah, ja edasi siis jah, et tuleb ära ülsida ja kokku pressida ja saab siukse sirge asja lõppkokkuvõttes, et selle vändvõlli viskamine kellaga mõõtes on 1/100 ja sedagi võib-olla sellepärast, et see, ütleme, see laagrialune pind on võib-olla siin eelnevalt siis kulunud nii palju, et on 100 viskamist, aga muidu jah, põhimõtteliselt on see asi täiesti nullis. Ja nüüd on see asi ka nagu tugev, et ta ei lähe enam paigast ära, et sellega peaks nagu kannatama sõita küll. Et kepsu kasutan siin siis Piaggio Ciaod, et 87 mm pikk on ju, täpselt nagu võrril. Et sellist saab siia panna ja see siin nagu toimib. Nii, edasi siis on järgmine etapp on silinder. Silindriga on nüüd siukene mure, või tähendab oli on ju siukene mure, et kui meil on nüüd vändvõlli käik on nagu pikendatud, siis tekib selline asi, et kui ma kasutan siin Piaggio Ciao kolbi ja Piaggio Ciaol on siis ülemine kolb on nagu L-rõngas, siis ja see on hästi üleval ääres, siis sellega juhtus siukene asi, et kui see kolb nagu tuli siit silindrist välja, siis see rõngas lihtsalt läks siit laiali ja kolb enam alla tagasi ei läinud. See tähendas seda, et oli 2 varianti, kas tõsta silindrit üles poole nüüd, see on 1,5 mm, või pikendada see hülts ära. Et mina läksin nagu seda teist teed, et pikendasin selle hülsi ära. Aga sellepärast, et kui nüüd ütleme, et tõsta silindrit üles poole, siis tööle ta hakkab, aga kui me tahame teha siukest tänavamootorit, et siukene, mis nagu tõmbab suht madalatel pööretel, siis selline variant meil ei sobi, et me tõstame silindrit, sest et silindri tõstmisega juhtub siukene asi, et lihtsalt mootor hakkab tööle kõrgetel pööretel, ja madalatel pööretel pole meil jõudu mitte tuhkagi. Aga selline mootor meil ei sobi, sellest, et see ei ole võidusõidumootor. Seega mina otsustasin, et tuleb proovida seda hülsi nagu pikendada. Selleks ma lihtsalt sellel originaalsilindril lõikasin siit osa hülsi minema. Siis teisest silindrist võtsin täpselt samasuguse hülsitüki, mis oli siis juba 1,5 mm pikem. Ja pressisin siia sisse. Ehk mitte ei pressinud, aga panin lihtsalt kuumalt siis silinder kuumaks ja sai see tükk siia nagu sisse pandud. Edasi jah, muidugi siis järgnes puurimine, hoonimine. Ja nüüd on see asi nüüd niimoodi paigas, et ega siin sisuliselt seda ühenduskohta nagu ei olegi näha, et vaatame kohe see sisse. Et jah, et mitte midagi ei saa aru. Kuigi jah, ütleme, et selle hülsi materjali, kui väga tähelepanelikult vaadata, siis materjal on justkui natukene tegelikult tumedam. See, mis ma sinna juurde panin. Et see näitab ka seda, et läbi aegade on nende ka hülsi materjalid on siin muutuvad, et noh, ma ei tea, no eks Vene ajal oli, et kuidas seal oli, et lihtsalt täideti plaani ja panti sedasi ja sisse, mis parasjagu oli ja kuidas ta seal tuli. Et see kvaliteet oli nagu tollel ajal nagu teisejärguline üldse. Et sellepärast ongi, et mõned silindrid on nagu head, mis nagu kestavad, aga mõned on siuksed pudrud, et paar sõitu on üleval juba rant sees, et silinder on nii ära kulunud. Et jah, nii.
aga siis siit läheks veel edasi nüüd, et edasi oli nüüd siis, vaatame siiapoole seda silindrit, et otsustasin, et teeks siis need külgkanalid ka vähekene suuremaks siit, on ju. Ja mis nende silindrite suur probleem on see, et nüüd nagu seegi silinder, see oli nüüd siis nagu hilisem silinder, millel ei ole nagu seda vaheseina siin kanalite vahel, eks ole, või akende vahel, eks. Ja üldiselt need hülsid on siin niimoodi sees, et nende ülepuhke akende taga on niisugune tugev rant, ehk et alumiinium on nagu allpool ja siis ja see malm on või hüls on siis nagu kõrgemal, ehk sinna taha jääb niisugune tohutu niisugune krass on ju. Ja ütleme, et need gaasid ei jookse siit nagu päris hästi, nii nagu ütleme, et niisugust lääne silindritel on ju. Ja seoses sellega mul tekkis nagu niisugune idee, et peaks proovima need kanalid nagu ära täita, on ju. Et valaks siia uue selle nii-öelda nagu siis selle vaheribi sinna, on ju, ja teeks niimoodi, et need kanalid nagu lähevad nende akendega nagu täpselt kokku. Et muidugi jah, ütleme, et selle originaalist teda saab ka, ütleme, et saab selle alumiiniumiga nagu kokku viia, aga jällegi tekib see probleem, et me peame nende kanalitega minema ülespoole, on ju, aga ülespoole ei taha nagu kohe kuidagi minna, on ju, sellepärast, et nagu ma siin juba ennem ütlesin, et lihtsalt madal ots kaob sellel asjal ära, on ju, aga seda ei tohi siit ära kaotada, on ju. Oota. Ja seega nagu jah, sellepärast jäi siis nagu ütleme, et siis kanalite viilimine nagu ära. Et otsustasin, et prooviks need kanalid valada siis vedelast metallist nii-öelda. Ja et noh, muidugi siin on nüüd variante on nagu mitmeid, et kuidas seda teha, on ju. Et variant on niisugune, et katta augud kinni ja valada lihtsalt täis ja siis uurid seda siin on ju mingite nurgapuuridega või niisuguste saroosidega uued kanalid siia, on ju. Aga ma läksin nagu niisugust raskemat teed ja tegin nagu sellise matriitsi täpselt nende kanali kujudega, on ju, täpsete mõõtudega, et see põhimõtteliselt on jah, nagu käsitsi mingisugusest alumiiniumitükist siin välja voolitud ja selle peale mul siin kulus terve päev, aga tulemus ma arvan, et on seda väärt. Et edaspidi põhimõtteliselt ma saan selliseid silindreid veel teha, kus ma valan lihtsalt need ülepuhke kanalid siia uued. Ja põhimõtteliselt selle variandiga on nüüd niimoodi, et siin on nagu lauge aknale peale jooks, siin ei teki mingisuguseid keeriseid taga, siin on suunad paigas ja see, ütleme, et ülepuhe on nagu niisugune sirgjooneline, täpselt nii, nagu ta on suunatud, on ju. Sest algselt, kui nüüd ütleme, seda kanalit seal ei ole, on ju, siis see küttesegu jääb kuskile siia nurga taha kinni, siis ta hakkab siit läbi kuskilt pressima, on ju, ühesõnaga, siis kui ta sealt vabaneb, on ju, siis on taga niisugune keeriste jutt on taga, on ju, ja kokkuvõttes see kogu see ülepuhe on niisugune, nagu ta on, et ütleme, et noh, mõnel juhul nagu parem, mõnel juhul sitem, et noh, et see on täpselt niisugune loterii värk, et kuidas on mingi silinder sattunud, et sellepärast ongi nagu need vanemad T4-d ja 5-d on nagu paremad, sest seal ei ole nagu seda niisugust ranti selle hülsi taga, on ju, aga see ei ole muidugi kõikidel silindritel niimoodi, et seal on ka randiga variante, aga üldjuhul on see rant suht väike seal. Vot. Ja tulemus siis on niisugune, et vaatame kohe siia kanali sisse. Paneme siia valgust juurde nii-öelda. Nii. Nüüd on seal niisugune vahesein on seal siis vahel. Ja kanali põhjad on ju jooksevad täpselt ilusti kohe sinna aknasse on mingisuguseid mingeid rante seal enam ei ole. Et ma arvan, et see asi võiks nagu töötada. Iseasi muidugi nüüd selle
vedelametalliga, et kuidas moodi see siin nüüd käituma hakkab nende temperatuuride ja asjadega on, aga ütleme nii, et ega me seda muidu teada ei saa, kui me seda ära ei proovi, eks ole, et nüüd on see asi nagu tehtud ja sellest saab nagu edasi liikuda, et kui see asi nagu ei tööta, siis tuleb kas valida mingeid muid materjale või muid tehnoloogiaid, on ju. Et kuni selleni välja, et tegelikult saaks siia silindri sisse isegi alumiiniumist valada need täited, on ju. Aga selle jaoks peaks siit suht palju nagu välja freesima, tegema mingisugused ankrud ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt kõik on võimalik, et kui väga tahta, siis saab kõike teha. Vot, siis silindriga on sellised lood. Edasi silindrivea. Silindrivea on ka siis on niisugune, et kuna originaalsilindrivead ei saa siin kasutada, sest et surveaste on siin tõstetud ja originaalsilindriveaga oleks siis surveaste liiga kõrge. Ehk et see mootor jällegi nagu töötaks külmalt suht hästi, aga nii kui ta soojeneb, on ju, nii jõud hakkab ära kaduma ja nii edasi. Ühesõnaga siuksed jamad hakkavad pihta, mis need kaasnevad kahjuks selle surveastmega, sest surveaste tekitab liigset temperatuuri, aga seda temperatuuri kahjuks ei ole selle temperatuuri ärajahtumiseks või ära juhtimiseks ei ole siin piisavalt nagu seda jahutussärki. Et see on siin küllaltki piiratud, on ju. Vot, ja sellepärast tegin nüüd niimoodi, et selle originaalsilindri peal sai põhimõtteliselt kogu sisu siit välja lõigatud, et jäi siukene luukere siin põhimõtteliselt ainult alles. Ja põlemiskamber siis eraldi juurde tehtud, on ju. Ja põlemiskamber siis juba õigete mõõtude, mahtude ja nurkadega, et arvan, et siukene asi võiks olla nagu jätkusuutlik, on, et näis. Vot, siis mis ma veel leidsin, on ju, oli siukene huvitav asi nagu selline laager. See on nüüd leidnud AliExpressist, on ju, ja see laager läheb täpselt sellele sidurile hammasatele siia sisse, on ju. Sellega nüüd saaks nüüd välistada need lahtised ja logisevad kuulitsid. Aga muidugi selle laagril on ka üks probleem, on ju. Probleem on see, et ta on lai. Ta on mingisugune 7 millimeetrit lai. Et ma siin proovisin teda natukene kitsamaks treida ja siis ütleme, et sellele siduri tugiplaadile, eks selle tagumisele lõikasin ka siia korpusesse mingi millimeetri sisse, et saaks seda laagrit natukene sinna uputada, on ju. Ja muidugi selle tugiplaadil siis see sisemine pind, seda tuleb ka siin mõned kümnendikud maha võtta, päris üks ühele see laager siia peale ei lähe, et ilma treitööd, et teda põhimõtteliselt siia ikkagi nagu ei pane, on ju. Ja järgmine variant on muidugi, et kuidas see asi siin ära nagu kinnitada. Ja kuna see laager siit jääb ikkagi natukene mingisugune millimeeter või niimoodi välja, siis võimalik, et tuleb siin kasutada ka natukene paksemaid siduriklotse. Aga kuna need Hiina klotsid on nagunii paksemad ja neid tuleb õhemaks lõigata, siis lihtsalt seal ütleme niimoodi, et materjali on ja sellised klotsid paksemad saab siia teha sealt. Vot, aga kokkuvõttes saab siukse hästi ringi käiva siduri, et ei ole neid logisevaid asju siin nii palju enam. Vot. Et keda siuke laager huvitab, siis kommentaarid ja et soovite selle laagri linki on ja siis ma teile saadan selle. Aga jah, et ilma kommentaarita ma seda teile ei jaga. Vot. Et seekord siis võt siukene video, et edaspidi nüüd siis järgmine etapp ongi selline, et hakkab seda mootorit nagu kokku panema ja varsti siis võib-olla kuuleksite häält ka mingisugust. Aga selleks korraks kõik ja järgmise korrani.